Tere, siin Tauno. Selles videos meenutame, mida me tegime 5. tunnis. Me tegime ühe tegelase, kelle me panime liikuma nuppudega, kui vajutatud ühikut, liigub edasi ja muudab kostüümi. Samamoodi, kui vajutatakse klahvi parem nool, pööras ta paremale ja kui vajutatakse klahvi vasak nool, pööras ta vasakule. Järgmise asjana tegime siis ühe hiire. Praegu ma võtan selle valmis olema hiire. Maus 1. Hiirega tegime siis nii, et hiir ootab. Kui klõpsatakse lippu, siis ootab kuni puudutab kassi, sprite 1. Ja seejärel hüppas teise kohta. Mine, x, y ja siia panime suvalised arvud. Juhuarv -200-st 200-ni ja samamoodi ka y koordinaadid -200-st 200-ni. Ja paneme selle kõik siis kordusesse. Vajame see korduse ja paneme need 2 tükki siia vahele. Kui me nüüd taustapildi ka valime, ma valin selle lossi ukse, okei. Siis saimegi esimese mängu valmis. Kass ajab hiir taga ja hiir põgeneb. Nüüd, mis me teeme selles videos? Me lisame juurde punktisüsteemi. Punktide loomiseks on meil olemas siin andmeblokid. Andmete juures vajutame T-muutuja ja paneme nimeks punktid. Ja valime, et oleks kõikide spriteide jaoks. Ning okei. Ja nüüd teemegi nii, et valime hiirel, kui ta puudutab kassi, siis muuda punkte 1 võrra. Proovime, vajutame rohelist lippu ja ajame hiir taga. Tõesti, 1 punkt, teine punkt ja 3. punkt ja 4. punkt. Et nüüd rohelist lippu alustades mäng otsast peale algaks, paneme siia kõige ette veel, võta punktid 0. Vajutame rohelist lippu ja punktid läksid 0 ja saab jälle mängida edasi.